tere, täna me teeme biiti mingi suvaliste numbritega. Let's go! Nii, alustame vaja sellega, et saada aru, milline tempo meil tuleb. Kas lugu meil tuleb kiire või ta tuleb meil selline aeglane. Ja selle jaoks võib-olla võtame siis sellist numbrit, kui palju follower'e mul Instas on. Nii, 10 000 ei ole. Nii, 128. 128. No võtame siis 128 meie tempoks. Nüüd võti, milles me seda lugu teeme. Meil on 12 nooti, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ja siis see on taas kord esimene ehk C ning meil on 12 kuud. Fuck. Meil on 12 months ja praegu on märts. See tähendab, et kolmas ehk siis kolmas nüüd. See on siis D, kas D majoor või D minoor, seda veel otsustame. Järgmisena me võiksime küll takti mõõtu ka siis muuta, aga see on esimene video, see on selline proovivideo, et kui see teile meeldib, siis võib-olla ma teen veel selliseid juurde, siis seal me võime takti mõõtuga ka natuke mängida. Praegu ma seda ei tee, sellepärast see asi lihtsalt muutub väga raskeks selles mõttes. Jätame seda nagu nii, jätame nagu tavaliselt, siis 4 neljandikku. Алло, привет. Можешь сказать, какую-то цифру от 1 до 7 и так 3 раза подряд? Окей, то есть 5, 2, 7. Хорошо, все заметно. Спасибо тебе. Nii, 5, 2 ja 7 see oli, ma ei saanud ühe käega seda näidata. 5, 2 ja 7, see on huvitav küll. Nüüd meil on esimene ehk D, meil on 5 ehk siis A, meil on teine siis E ja 7 C, majoor või minoor. Proovime midagi teha siis sellega, ma ei tea. Nii, ma võin öelda, et mulle vedas selle järgnevusega, et esimene 5, teine ja siis 7 ei ole kõige hullem variant, mis võiks siis tulla. We can work with that. Kas siis majoor või minoor, seda ma otsustasin ise, sest kui ma küsin, kas ma võtan siis 5 majoor või 5 minoor, siis need raamid oleksid liiga kitsad minu jaoks, et ma tean, et iga noot kõlab hästi mingi teise noodiga, aga see töötab ainult siis, kui sa oskad mängida, mina kahjuks ei oska. Nii, salvestame siis meloodiat. Harmoonia number 1. Bass. Natuke marimbat. Valime kick trummi. Nüüd valime snare trummi. Valime nüüd hi-hats. Paljud arvavad, et produtsendi töö on siis selline äge, kus sa teed asju alati. Umbes 50% sellest, mida ma teen, ilmselt näeb välja niimoodi. Kicks. Nüüd snares. Ja nüüd hi-hats. Äge.
ja ma arvan, et meil on jäänud salvestada siis ainult selle jazz improvisatsiooni. Selle jaoks ma kasutan kindlasti minu siis digiklaverit ja paneme siis heliks mingi elektri klaverit ka. Mul on selline plugin olemas nagu Launch Lizard, mis on üks lihtsalt parimatest pluginitest, mis eksisteerivad maailmas. Ja ma arvan, et me kasutame seda ja seal on palju erinevaid siis helisid. Ja ma arvan, et kui see on meil juba suvaliste numbrite beat, siis me võime suvaliselt ka valida. Nii, mul on mingi adapteri kott olemas, kus on kirjas 0,15 meetrit või 15 sentimeetrit, mis on keskmises pikem, mis ei ole liiga suur, aga ei ole ka väike, nii et oota, millest ma räägin. 15. Ma kohe panen siis selle programmi käima ja vaatame, milline heli on siis 15. ja proovime siis sellega midagi teha. Ma arvan, et teen paar väikseid asju veel ja siis juba tulen tagasi, näitan teile selle lõpp-produkti. Nii, kuulame, mis meil tuli välja. Ja selline beat meil tuligi välja, kas see on hea või halb, seda palun otsustage ise. See oli selline proovi video, kui nende suvaliste numbritega siis beati teha. Kui teile meeldis, siis pange palun see like ja see subscribe, et ma üldse teaks, et on pointi jätkata nende videotega. Aga suur tänu teile ja kohtume taas! I told you once what I know. You got to